Täna 7. septembril 2018. aastal tahaksime siin meie väikses seltskonnaga, niinimetatud rahvadiplomaatidega natukese tuletada meelde meie eelnevat tegevust ja tähistada rõõmsat sündmust. 100 riiki on vaadanud meie kodulehte Konstantin Pätsi jälgedest. Enne kui me vaatame kaardile, ma tahaksin öelda mõne sõna sissejuhatuseks ja see kõlas niimoodi. Loeme ühte teksti. Looja hoia Eestimaad ja andesta meile me vead. Looja kaitse Eestimaad, Eestimaa, oled mu kodumaa, Eestimaa, oled mu südames südaval. Su rüppe heidan puhkama, mu püha Eestimaa. Seda, neid ridu teame me kõik. Kuid nüüd kommentaariks. Kuid kahjuks pole kõigile antud seda õnne heita puhkama Eestimaa rüppel. Looja andesta meile me vead. Looja õpeta ka meid andestama üksteisele. Kuna me tegeleme pikka aega ja aastaid Konstantin Pätsi mälestuse jäädvustamisega Venemaal, siis me ei saa öelda, et Konstantin Pätsi tegevus ja tema mõtted ja tema unistustest ta mõtles sellest, et ta saab kunagi maetud kaugele kodumaa pinnast võõrasse mulda tundmatuna metsa auku, mis aeti kinni ilma tähistamata. Me oleme püüdnud seda tema mälestust jäädvustada seal Venemaal. Meil on sidemed, kultuurisidemed, me oleme käinud seal, meil on kohaliku rahvaga väga hea ja sõbralik läbikäimine, nemad on siin olnud. Ja kui me vaatame nüüd kaardi peale, siis siin on märgitud meil riigid. Need 100 riiki, mis tänase päeva seisuga, kus on vaadatud kodulehte Konstantin Pätsi jälgedes. See koduleht on kolmekeelne, eesti, vene, inglisekeelne. Viimasel ajal, suvel praegult on nüüd riike tulnud tasapisi juurde, oli kevadel aeg, kus tuli neid rohkem kiiremini, aga siiski 100 on täis. Nii et see on meiepoolne panus selle teema arendamisel. Täna meil on siin proua Niina Peerna, MTÜ Eva Studio Room ja Aadik Sepp, kes on mõlemad aktiivselt selles teemas sees. Nii materiaalsest küljest on aidanud kui moraalselt. Suur tänu paljudele inimestele, kes on meiega kaasas käinud, kes on meid toetanud igatepidi ja loodame, et me tänavu aasta oktoobrikuus veel korra sõidame Buraševosse Veerimaale, sest täitub 30 aastat sellest momendist, kui 1988. aasta oktoobrikuus me 2 mehega, sõber mul on juba vanalamees, olime Buraševos ja kõndisime vanal maha jäetud surnuajal doktor Vusseva. Konstantin Pätsi aast tuletas meelde, kus on see platsikene, kuhu Konstantin Päts maeti. Maatmine oli lihtne, tehti auk, maeti, tasandati ja oligi kõik. Tänu muinsuskaitse seltsile ja teistele, kes hiljem 2 suve käisid seal ekspeditsioonil ja leidsid säilmed ja Konstantin Päts maeti ümber metsakalmistule 1990. aastal oktoobrikuus. Muidugi selle teemaga on igasuguseid isegi naljakaid asju juhtunud selle valgustamisel. Siin on raamatud näiteks kus 4-5 peatükis kirjeldatakse seda, mismoodi Henn Lätt ja Valdur Tius
käisid 88. aastal Venemaal. Väga kõrge positsiooniga ametimehed, ma ei hakka nime nimetama, on 182. leheküljel öelnud, et ei nii Enlati kui Timuski käimisest ei olnud kellelegi absoluutselt mingisugust kasu. Tsitaat välja kirjutatud, siin on ta mustvalges olemas. Teine mees kirjutab teises peatükis, et oi, ei ole Latti näinud, ega Timuski pole näinud ja räägib siin pikalt mingisugust, ma ei tea, välja mõeldis asju. Aga lahendus oli nii lihtne. Tuleme nende samade sõnade juurde tagasi. Looja, andesta meile me vead, looja, õpetaga meid andestama üksteisele. Nii tulebki teha. Kui ei teadnud, milles on asi, tulnud ja küsinud, ei oleks seletanud. Aga üks asja põhimõte on selles, et saatuse tahtel ma Simona kolhoosi varustajana 88. aasta võtsin kätte, sõitsin Venemaal ja oligi terve see. Veel üks teos, see on Eesti Vabariigi Välisministeeriumi tellitud raamat, mille on kirjutanud Muinsuskaitse Seltsi juht 2015. aastal. See raamat kingiti meie Eesti Moskva suursaadiku poolt 2016. aastal Buraševo muuseumile. Ja see on tore lugu, et selles raamatus on kirjeldatud pildis ja sõnas kuni 1990. aastani sündmused, kui Konstantin Pätsi säimed maeti ümber metsakalmistule. Kingiti 2015. aastal raamat ja see 5 aastat, mis 90. või 2010. aastast 2015. aastani, mis on Buraševos tehtud, mälestuskivi pandud, plats korrastatud, kultuurisidemed, asjad, mitte ühtegi sõna pole. Nii et diplomaatia ja rahadiplomaatia alati ei käi käsikäes. Aga tänase päeva seisuga me oleme kohtunud nii Muinsuskaitse Seltsiga kui Konstantin Pätsi MTÜ-ga Konstantin Pätsi muuseum ja teistega. Nii et suhted on normaalsed ja see ongi asja point, kui tänapäeval moodsalt öeldakse, et looja õpetaga meid andestama üksteisele.